Tere tulemast Musta kassi taro lugemisse, kaljukitsed. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 20–26 juuli. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. No mis ma oskan öelda, teil on kõik nagu super hästi, aga teil on millegipärast tunne, et teil on tohutu koorem õlgadel. Ma täpselt ei saagi aru, kas te tahaksite seda koormat maha panna või tahate te teda kergendada kuidagi või see on lihtsalt tunne. Aga vaatame ükshaaval need kaardid siis üle. Esimene kaart on sauade 8, see on kõige kiirem kaart tarokaardipakis. See tähendab seda, et asjad hakkavad väga kiiresti liikuma. Müntide 9 räägib sellest, et teie ise olete enda laeva kapten, ise te enda elu planeerite, ise oma elu juhite, ise oma otsused teete. Kaart räägib sellest, et olete oma laeva kapten, küürite tekki ja juhitegi oma elu laeva. Eks ta nii ongi, me kõik ju juhime enda elu laeva, teeme otsused ikka ise endale. Kuigi vahest puudutavad ikka meie otsused ka meie lähedasi. Et ma näen siin seda, et teil tuleb langetada mingi otsus. Siin all on mõõkade 2, mis minu jaoks tähendab seda, et edasi liikuda enne ei saa, kui otsus on tehtud. Aga siin üleval selle müntide 9 kõrval, mis räägib, et te olete ise oma laeva kapten, ise teete plaanid ja ise juhite laeva, on teil tulnud superpaar, keisrinna ja keiser. No keisrinna räägib sellest, et te olete väga nagu tugev selles, mida te teete, eriti siis, kui te tegelete loominguga. Ma ei tea, maalite, teete käsitööd, võib-olla puutööd, midagi sellist, mis on teie looming, tuleb läbi teie käte. Aga see edu kestab ainult nii kaua, kuni teil silm särab, kuni teie sees on see säde. Te tahate seda teha, te armastate seda, mida teete. Teete seda rõõmuga, nagu teete naudinguga ja olete tänulik, kui klient nagu, ma ei tea, ütleb mõne hea sõna selle kohta või soovitab oma sõpradele või see on midagi sellist, suust suhu reklaam, teie hea töö. Nagu hea töö räägib ise enda eest, ma tahtsin sinna jõuda ja küllap siis tuleb ka neid kliente juurde, kes seda teenust, mida te pakute, tarbima hakkab. Aga keisrinna, minu jaoks on ta nagu tingimusteta armastus. See tingimusteta armastus võib olla teie enda töö vastu, selle loomingu vastu, millega te tegelete. Aga see võib olla ka selline hea süda, et märkate abivajajat, aitate abivajajat, kus on võimalik. Keisrinna kaart ütleb nagu lühidalt seda, et keisrinna tagab selle, et elu jätkuks. Tema kõrval on keiser. Eks temagi on üks selline tark ja osav mees. Tema valvab selle eest, et salved oleks täis, et kõike jätkuks. Aasta lõpuni ja järgmine aasta. Et ta on niivõrd arukas ja nagu ettenägelik. Et tema ülesanne on hoida salved täis ja keisrinna ülesanne on vaadata ja luua tingimused selleks, et elu võiks jätkuda. Vot siin all on see mõõkade 2, millest ma rääkisin, et tuleb valida. Enne me ei saa edasi minna. Ja sellest raskest koormast ma ka mainisin ennem seda, et teil on tunne, et teil on väga raske koorem. Teil on selline tunne, et teil on liiga palju ülesandeid, te kõigega ei saa hakkama. Tegelikult saate küll. Teil võib olla, et on mingi töökoht ja siis on hulgaliselt hobisid. Olete ennast võib-olla tõesti selles mõttes nurka mänginud, et ei jõua enam igale poole. Tööpäevad on pikad, hobisid on palju, õhtul tahaks igal õhtul võib-olla, kõik õhtud ongi kinni,
mingil õhtul teete trenni, teises võib-olla lähete, ma ei tea, muusikat harjutama, kolmandal õhtul võib-olla on teil hoopis mingi kirjandusklubi kusagil, siis on rahvatantsuring või laulukoor ja ongi, pole üldse enam vaba aega. Eks te seda enda päevakava või seda nädalakava peate ikka ise planeerima, kui palju teha tööd, kui palju puhata ja kas kõik need, ma nimetan siis neid hobideks, ma ei tea, millega te tegelikult tegelete. Ma nimetan neid hobideks, et kas kõik need hobid on nagu vajalikud või saab siin kusagil kokku tõmmata, saab äkki kellegagi oma koormat jagada, lihtsalt ütlete midagi ära. Ei lähe enam, ma ei tea, laulukoori või rahvatantsuringi või loobute sellest samast kirjanduse mingist klubist seal. Et eks te ise teate, kui te tunnete, et te liiga palju juba rabelete nii, et enam vaba aega pole, siis võib-olla oleks aeg natukene tagasi tõmmata, millestki loobuda või mitte käia trennis või seal 5 korda nädala jooksul, äkki piisab 3 korrast. Et vaadake kriitilise pilguga üle, kuhu teie aeg kulub ja kas seda kõike on vaja. Aga kui te ikkagi näete, et kõike siiski on vaja, millestki loobuda te ei saa, ei taha, siis viimane kaart ütleb, see on meil siin sauade 9, et tegelikult suudate ka selle koorma all veel ellu jääda. See kaart räägib sellest, et te olete suitsu sees joostes ka võimsam, kui te ise arvata oskate. Et kas te panete nüüd oma võimed täielikult viimase piirini proovile ja vaatate, millal kärisema hakkab? Ma loodan, et te nagu ikkagi saate iseendaga kuidagi kokkuleppele ja ei raba nii, et naba paigast ära, vaid proovite mõistuse piires asju ajada. Ma lihtsalt tean seda, et kui liiga palju rabada, võib läbi põleda. Just siin praegu on mul päris mitu head tuttavat nii läbi põlenud, et ei taha kohe enam üldse mitte midagi ei teha ega näha. Et hoidke ennast siis. Puhkama peab olema tasakaal töö ja puhkuse vahel. Teil peab olema aega jalutada, lihtsalt elu nautida, võib-olla diivani peal lossutada, telekat vaadata või raamatut lugeda. Et jätke ja armastage ennast niivõrd palju, et jätate ikkagi endale selle võimaluse elada täisväärtuslikku elu. Ega see ei ole üldse mingisugune ime, kui me rabame. See ei ole raha nimel rabamine, ütlen mina praegu. See on pigem see, et olete kogu aeg väga tegus olnud, tahate igale poole jõuda, kõike teha. Aga mõelge lihtsalt selle peale, kas on võimalik millestki loobuda. Kui ei ole, no siis võtke ikkagi rahulikumalt. Nii palju kui saab, võtke rahulikumalt, sest ma lihtsalt ei soovi seda, et teie läbi põleksite. See energia tagasi saamine, kui te olete ennast nii tühjaks rabelenud, et ei ole tassis enam mitte midagi, isegi iseendale enam midagi ei jää, teistele nagu jagamisest ma üldse ei räägi, siis selle energia tagasi saamine võib võtta aastaid. Uskuge mind, see pole nii sama lihtne. Rabelete ennast tühjaks ja vaat siis annab ikka tõesti läheb aega enne, siis kui te saate tagasi selle sama elujõu ja särtsu, mis teil praegu on. Nii et olge ettevaatlik. Aga selline sai siis seekord lugemine teile, armsad kaljukitsed. Ma tänan teid, et te olete minuga. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi, pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.